Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalise podcasti ESG Impulss 5. episoodi. Mina olen Kristiin ja täna toome teieni esimese ettevõtte loo siis toidutehnoloogia valdkonnast. Minu vastas istub E-piima nõunik Tiina Saran. Tere hommikust, Tiina! Tere hommikust! Eile olid nüüd pühad, sai tegusalt ilmselt toimetatud ja päikest nauditud, ma loodan. Ja ka seda, aga ikkagi põllumajandus nõuab oma osa iga majaomaniku ajast, nii et meie pühendasime selle päeva aiatöödele. Ja sai ikka korralikult siis käed mullaseks ja sai kõik taimed istutatud? No käed said mullaseks, aga lõplikust tulemusest on asi veel kaugel. Et läheb veel aega? Läheb aega. Aga räägime siis natukene sellest, et kuidas sinu tee E-piimani üldse viis ja mis sa seal toimetad? Jah, et minu selline karjäär on olnud suhteliselt pikk ja väga huvitav, ma ütleksin. Põhihariduselt olen ma piimatehnoloog, nii et peale ülikooli lõpetamist ma töötasin 12 aastat ka piimatööstuses, aga peale Eesti taasiseseisvumist siirdusin ma riigiametisse ja olin siis tööl sellises asutuses nagu, täna tunneme teda siis Põllumajandustoiduametina. Ja minu esimene ülesanne oli siis alustada Eesti piimandusalase seadusandluse vastavusse viimisega rahvusvahelistele põhimõtetele, et täiesti uus valdkond, uus olukord ja see oli äärmiselt põnev aeg. Ja sealt edasi liikusin ma Põllumajandusministeeriumisse, kus ma siis kuni liitumiseni Euroopa Liiduga töötasin ja koordineerisingi seda loomse päritoluga toidu seadusandlust ja nõuetele vastavust siis Euroopa Liidu nõuetega. Siis ma olin 17 aastat erialaorganisatsiooni juht ja lõpetasin oma sellise aktiivse karjääri uuesti Maaeluministeeriumis toonases kantsleri positsioonil, nii et ma olen põhimõtteliselt selle toidusektoriga olnud seotud nii-öelda siin kui ka sealpool lauda, et vahetanud siis kohti ja vaadanud siis asju nii-öelda seest ja väljast. Selles mõttes ma olen rahul oma sellise karjääriga, et see võimaldab mul ka täna nagu paremini orienteeruda nüüd selles uues olukorras. Ja E-piim kui ettevõte on ju tegelikult olnud partner nii riigisektori päevist või riigisektorile kui ka siis sel ajal, kui ma erialaorganisatsioonis töötasin. Ja täna ma tegelen siis sellise niisuguste väiksemate tükikestega, millest siis üks on seesama kestlikkuse aruande ettevalmistamine ja teine pool siis on sisekoolitused, kuna ettevõte on praegu siis niisuguses käivitamise faasis, väga palju uusi töötajaid on tulnud ja on keda koolitada, nii et selline on mu praegune tegevus, mis on peale kõiki neid energilisi aastaid täiesti jõukohane. Aga E-piim tegelebki ju kõigi erinevate piimatoodete valmistamisega siis, et teil on nüüd 3 erinevat tootmishoonet või on nüüd Paide tehas tuli juurde, asendus? Kui E-piimast rääkida, siis võib-olla alustada võiks sellest, et tegemist on ühistulise ettevõttega, ehk kogu see ettevõtmine kuulub põllumajandustootjatele. Ja E-piima ajalugu on pikk ja väärikas, nii et need ettevõtte algmed ulatuvad eelmise sajandi lõppu, kus siis samamoodi need väikesed tööstused kuulusid põllumajandustootjatele. Ja E-piima Järvajaani osa näiteks on õigusjärglane, et peale taasiseseisvumist siis tagastati vara siis nii-öelda endistele omanikele, et sealt sai see tänane E-piim siis alguse. Ja erinevate ühinemiste tagajärjel siis moodustuski ühistu E-piim ja nendel olid töötlemisettevõtted siis Põltsamaal ja Järvajaanis. Nüüd ajad
nii-öelda muutuvad ja piimandussektor tervikuna, kui me nii-öelda maailma mastaabis vaadata, on ikkagi ühistuline ettevõtmine ehk kogu töötlemine kuulub põllumajandustootjatele. Ja E-piim siis otsustas oma tegevust laiendada ja ühines siis Läti ühistuga. Ühe Läti ühistuga, millel on täpselt samasugune üle 100-aastane ajalugu, nii et väga väärikas ja vana nii-öelda aluspõhi on sellel ettevõttel. Ja täna siis on koos Lätiga siis nagu 4 töötlemisüksust, et Eestis on 3, eks ole, Järva-Jaanis toodetakse siis vadakupõhiseid tooteid ja võid. Põltsamaal on tänaseks siis juustu pakendamine jäänud, juustu tootmine on Paidesse viidud, seal Läti tehases toodetakse siis muid tooteid ka nagu laiemalt. Nii et tänase E-piima tooteportfelli kuuluvad siis eelkõige erinevad tüüpi juustud, siis piimapulbrid erinevad ja vadakutooted siis erineval kujul. Aga kui vaatad nüüd tagasi seda aega, mis oli nüüd ennem taasiseseisvumist ja nüüd peale seda, kui palju need nõuded on ilmselt nagu täiesti 180 kraadi muutunud, ma eeldan. Või mis need kõige suuremad erinevused on? Omal ajal, kui me seal Põllumajandusministeeriumis alustasime nende liitumisettevalmistustega, et siis üks põhiküsimus oli toona, et kuidas meie ettevõtted kõikides sektorites, toiduettevõtted vastavad siis nendele uutele nõuetele. Ja me tegime sellise hindamise, väike ekspertgrupp oli, vaatasime need asjad üle ja sättisime siis ettevõtted ritta, umbes protsentuaalselt, eks ole, kui mitu protsenti siis nad täidavad neid võimalikke nõudeid. 100% täitis, ma mäletan toona vist 1 lihaettevõte ja 2 piimaettevõtet, nii-öelda meie arvates. Hiljem neid piimaettevõtteid tuli natuke juurde. Ja siis meil oli selline kaart seina peal seal ja panime siis lipikutega need ettevõtted Eesti kaardile, kus nad asuvad ja siis tõmbasime kriipse peale, et meie prognoosides näiteks need vanad tootmishooned, mis toona E-piimal olid, ei väärinud säilitamist, kui nii võib öelda, ja arvasime, et ega nad välja ei vea. Aga tegelikult oli olukord hoopis vastupidine, et see ettevõte, kes toona vastas kõige rohkem nõuetele, läks pankrotti, olid igast ärilised probleemid ja noored mehed, kes siis võtsid selle asja ette, tegid ära ja tänaseks on siis sellest ettevõttest, sellest Järva-Jaanist, kus me kriipsu peale tõmbasime, saanud regiooni moodsaim vadaku ümbertöötlemise tehas. Ja Paide tehasest siin tõenäoliselt räägime rohkem, et on ikkagi regiooni moodsaim praegu. Nii et selliste prognoosidega võib vahest ikka täiesti metsa panna, aga muidugi see nõudis väga suurt pingutust kõigilt ja eelkõige põllumajandustootjatelt, sest see on ju nende vara, eks ole, nende raha ju, mis investeeriti. Ja E-piim on olnud ka läbi aegade üks väga edukas eksportija, sest piimasektor on ekspordile orienteeritud, me toodame ise piima rohkem, kui me tarbime ja seetõttu on selline ettevõtmine ka riigimajandusele äärmiselt oluline. Nii et selline lugu on, aga eks nende nõuetega on nii ja naa, et toiduohutus oma olemuselt tegelikult ongi ju tehnoloogilise arengu vedur, eks ole, et sellepärast investeeritakse toiduohutuse tagamisse, et oleks lihtsam, oleks kindlam ja sellega kaasnevad investeeringud, sellega kaasneb innovaatika, nii et ma arvan, siin on see selgitus. Te olete päris palju teinud ka koostööd erinevate ülikoolide ja teadusasutustega, et ma vaatasin, et üks, mis päris ammu juba tegelikult välja tuli, oli see beebide lisatoidu vadakupulber. Et milliseid selliseid innovaatilisi tooteid teil veel on, mis on siis just nagu ülikoolidega koostöös välja arendatud või kui palju neil kasu on? No see vadakupulber on jah, siis imikutoidu üks komponent, mitte nüüd ainus komponent, vaid üks nende paljude hulgast. Ja innovaatika seisneb siis selles, et
vadakust eraldatakse soolad siis teatud protsessi tulemusena ja siis saame väga väärtusliku ja väga hea toote. Et see innovaatika on seotud eelkõige seadmefirmade arenguga, et ütleme, see tehnoloogia laboritingimustes oli ju teada juba väga ammu, aga sellisesse igapäevatööstuse ellu jõudis ta natuke hiljem ja kui meie ettevõtjatel on võimalus investeerida, siis selliseid uuemaid tehnoloogiaid on ju võimalik osta. Aga võib-olla teine moment on see, et kuna e-piimal on osalus ka sellises ettevõtmises nagu BioCC, see on siis kunagi EAS-i kaudu loodud teadusarenduskeskus, mis tegelebki just piimaga nagu tarneahela lõikes, et tegeleb tõuaretusega, tegeleb seal sööda tootmisega ja piimatoodeteni välja. Mingi, võib-olla 10 aastat tagasi oli väga suur niisugune entusiasm probiootiliste toodete tootmiseks, ehk probiootilised bakterid on siis põhimõtteliselt need, mis on inimeses olemas naturaalsel kujul, aga paraku meie elustiil ja meie selline toitumisharjumused on neid bakterid, nende arvukust tunduvalt vähendanud, kui mitte öelda, et päris ära tapnud. Ja selleks, et siis jälle uuesti seda loomulikku mikrofloorat nii-öelda ergutada, siis on hakatud tootma nende probiootiliste bakteritega tooteid. Ja selles BioCC-s siis arendatigi välja spetsiaalne bakter, mis elab kenasti juustus. Aga juhtus see, mida ei osanud võib-olla ette näha kohe, et Euroopa Liit kehtestas täiendavad nõuded selliste toodete märgistamisele. Ehk neid nimetatakse terviseväideteks, et kui me väidame, et see bakter, parandab meie heaolu, antud juhul see bakter reguleeris vererõhku inimesel, siis tuleb seda tõendada ja see tõendamisprotsess on väga keeruline, väga pikk ja paraku täna ei ole seda suudetud lõpuni käia. Et siin on erinevad bürokraatlikud takistused, siin on erinevad poliitikamuutused, mis vahepeal seda on mõjutanud seda protsessi, nii et siin mõnes mõttes jäävad ka ettevõtja käed lühikeseks, et seda teed nii-öelda lõpuni minna. Aga lootus ei ole kadunud, võib-olla õnnestub, nii et ütleme, see nüüd on koos teadlastega välja töötatud selline konkreetne asi. Vadak vist oli ka nüüd üks kõrval saadusi või algselt siis mingisugune jääkprodukt nii-öelda, et kuidas teil üldse nende jääkidega seal piimatööstuses on, et mis sealt siis, kas läheb midagi päris nagu elimineerimisele ka või läheb kõik ikkagi ringselt kasutusse? No tänapäeval ei lähe kaduma suurt midagi, et selle vadaku looga on ka tore asi, et sellega, see oli ka siin võib-olla mõned aastad tagasi, kui oli käibel selline ütlus, et täna toodetakse juustu selleks, et vadakut saada, et mingil hetkel, kui need tehnoloogiad said nagu kättesaadavaks tööstuslikuks tootmiseks, siis tekkis selline buum, sest vadak on väga täisväärtuslik toiteks, et eriti vadakuvalgud ja varasemalt me lihtsalt ei saanud seda kasutada tänu nendele sooladele, eks ole, mis seal naturaalselt sees on. Ja siis oli see põhimõtteliselt vadak oli väga hinnas. Nii et siis sellisest jäätmest või jäägist kuldmunaks, nagu seda siis toona nimetati. Või tootmisest jääb meil järele pett, ka see läheb käiku inimese toiduks, seda ei viska keegi minema. Ja mis seal aeg-ajalt jääb järgi ikka mingisugused tükid, midagi, ma ei tea, kukub maha, midagi läheb mingi asi nässu, et midagi ikka aeg-ajalt juhtub, aga põhimõtteliselt kasutatakse ära kõik, mis on inimtoiduks kõlbulik ja raisku ei lähe midagi. Aga te ju jälgite nüüd igakülgselt ikkagi neid loomade elutingimusi ja kõike seda ju ka täiesti 100%. Sellega nüüd on ka niisugune natuke pikem lugu, et kui me nüüd räägime kestlikkusest, ütleme sellest kontseptsioonist,
siis see ei ole ju mingi uus teema, et kuskil 80ndate lõpus väga palju tsiteeritud ühte raportit, mille koostas siis kunagine Norra peaminister Brundtland ja tema sõnum, kui ta püüdis defineerida, koos oma tiimiga muidugi nüüd seda kestlikkuse definitsiooni või seda mõistet, siis see läbiv joon oli säästlikkus. Ehk et me peame säästlikumalt kasutama kõike, mis meil on, kõiki ressursse, suhtuma säästlikult, nii, et oma vajadused oleks kaetud, aga et tulevastele põlvedele midagi jääks, et see oli niisugune läbiv joon, ütleme, või see mõte siis, mis sellest raportist tuli. Ja siis Põhjamaad näiteks võtsid vägagi sellest kinni ja nemad alustasid peaaegu et kohe nagu selle mõtteviisi niisugust nagu arendamist ja võtsid selle hästi kiiresti omaks. Ja Põhjamaad on selles mõttes väga kaugele jõudnud just oma arusaamistes ja ka oma käitumises ja oma suhtumises nüüd siis sellesse kestliku maailma, ütleme siis laiemalt. Nagu ma alguses ütlesin, et piimasektor on nii-öelda ekspordile orienteeritud, järelikult on siis kaubanduspartnerid kuskil Eestist väljaspool. Statistika järgi on meil ikkagi põhilised partnerid siin lähiringis on Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Holland, niisugused riigid. Ja nüüd üks niisugune teadmine või selline nagu hoiakute pakett tuleb alati partneritelt, kes küsivad enne, kui nad toodet ostma hakkavad, et kuidas teil selle või teise asjaga on. Nii et e-piima puhul võib öelda, et kuna ettevõtte ja tema juhtkond on väga niisugused edumeelsed, et nad vaatavad niisuguse laiema pilguga enda ümber ringi ja sealt nagu tulevad ideed, eks ole, ja mõtted. Ja siis saab seda vaadata, kuidas siis meil on asi korraldatud. Nüüd see loomade heaolu on tõsi saanud viimasel ajal ka niisuguseks võtmeküsimuseks ja ka täna küsivad tänased partnerid, et ei ole kus riigis väga palju lisaküsimusi, enne kui nad hakkavad siis üldse tehinguteni jõudma ja see siis puudutab kogu tarneahelat, kõikide sisendite ostmist, töötlemist, kuidas seal toorpiima toodetakse, millised on tingimused farmis, kuidas loomi söödetakse, et see kõik on teema täna. Aga siin ma võin küll julgelt öelda, et ega Eestis siin häbeneda suurt ei ole, et meil on ikkagi selle 30 aasta jooksul ehitatud väga palju uusi veisefarme, mis vastavad kõikidele nõuetele, nii et ei ole muretsemiseks nagu väga põhjust minu hinnangul. Et loomadel on väga hea elu tegelikult seal farmis. Mulle tundub küll, aga ei oska öelda, et me tegelikult ei saa samastada looma inimesega, et loomal ikka loomaelu. Just. Teil nüüd Paide tehas sai just tegelikult ju vastutustundliku tehase tiitli. Et kust üldse nagu tuli see siis idee või kui kaua see plaan üldse küpsas, et siis see uus tehas ehitada sinna nüüd just Paidesse? Selle uue tehase ajalugu on ka päris pikk, et see oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, 2008-2009, et toona oli meil veel olemas selline organisatsioon nagu Eesti Piimaliit, mida siis ma juhtisin, ja toona oli meil käsil siis finantskriis, kui mäletate. Ja meie siis arutasime isekeskis, et nii-öelda strateegiliselt, et millised variandid siis on või milline on üldse sektori võimalik tulevik. Ja käisime ka siis ministrile seda rääkimas, toona selle põllumajandusministrile, ja koostasime ka ühe sellise strateegiapaberi. Ja selle strateegiapaberi koostamisel analüüsiti ka, ütleme, nende riigipoolsete investeeringute nagu mõju ja selgus, et suur osa investeeringutest on läinud esmatootmisse, aga töötlemine on jäänud täiesti vaeslapse ossa. Et mingil ajal, ütleme, seal 2000 alguses oli see väga mõistlik, et esimesed Euroopa Liidu investeeringutoetused suunati farmidesse, aga tööstus jäi liiga kauaks nii-öelda tähelepanuta. Ja siis lõpuks koostöös ministeeriumiga jõudsime siis sinnamaani, et Eesti vajaks tegelikult ühte suurt kaasaegset
ühistulist ettevõtmist, uut ettevõtet, mis siis aitaks sektoril nii-öelda jõuda järgmisele tasandile ja müüa siis seda toodangut turgudel, kus on maksujõuline klient. Ja nii see asi algas. Aga aastad läksid päris kiiresti ja protsess oli päris pikk, et oli konkurss, olid konkureerivad projektid, EBIM võitis selle projekti, siis algasid hanked, kogu see finantseerimisskeem, nii et see on kestnud ikka päris mitu aastat ja on nõudnud päris palju vaeva ja energiat. Aga tulemus on selles mõttes seda väärt täna, et nagu ma ütlesin, see on ikkagi regiooni moodsaim, sest ega tänapäeval ju muud moodi ei saavuta seda uut arenguhüpet, kui kaasaegsetesse lahendustesse investeerimisega, et on keskkonnanõuded arvesse võetud, on kogu see toidu ohutuse ja kvaliteedi poole arvesse võetud, nii et ja mahud, et nii suure mahuga, ütleme, töötlemismahuga piimaettevõtet Eestis ei ole. Paidesse on planeeritud siis maksimumvõimsus 1000 tonni päevas, Eestis toodetakse piima kuskil üle 2000 tonni päevas, nii et pool, ütleme, sellest siis läheks selle tehase torudest läbi. Ja tegemist on sellise moodsa, niisuguse targa tehasega, et enamus töötajaid on operaatorid, on programmid, on arvutid, kuigi jah, harjaga tuleb ka vahest toimetada, aga selles mõttes on nagu see ettevõte sisuline pool ikkagi täiesti teine, et võrreldes siis varasemaga. Nii et sealt ta nagu on tulnud, et see on mõnes mõttes ka ajamärk, et elu ise sunnib just seda säästlikkust silmas pidades. Et miks ma sellest säästlikkusest alustasin seda juttu, et minu meelest see annab niisuguse õige värvi kogu sellele tegevusele, et me ju perekonnas ka, eks ole, me ju vaatame, kuidas me saaksime säästlikumalt läbi ajada, et mitte raisata liigselt ja kõik need põhimõtted ju tegelikult kanduvad ka üle siis sinna tootmisfääri. Nii et ma arvan, et see andis ettevõtte juhtkonnale julguse proovida siis või kandideerida sellel konkursil, et miks siis häbeneda seda, mis sul on väga hästi välja tulnud, ma ütleksin, et nii see vist tõenäoliselt oli. Ja nüüd on tehas täielikult siis käivitunud ja või on mingisuguseid selliseid parandustöid ka, mis on veel vaja teha või kus maal te olete sellega? No tehas ei ole tänaseks veel täisvõimsust saavutanud ja ega ei peagi veel, et seal on ikkagi oma graafik, et kui millise ajasammuga siis ütleme seda täisvõimsus saavutatakse, et täna on ta kuskil siis, ega ma täpselt ei teagi, aga 100 ta veel ei ole, et ta võib-olla on seal kuskil 60-70 vahel protsentuaalselt, eks ole, sellest võimsusest, aga kõik läheb nagu plaani järgi, et ega niisugust suurt asja ei saagi kiiresti teha, et siin on erinev ja vaatame, mis siin vahepeal oli, meil oli COVID ja siis oli see Ukraina teema, nii et see kõik on mõjutanud kogu seda protsessi nii või teisiti, nii nagu igat teist protsessi, suurt projekti siin Eestis ja ka mujal. Nii et selline tasapisi nii-öelda sisseharjumine käib ja küll ta käima läheb, et lihtsalt ta võtab natuke aega. Aga mis nüüd senimaani siis kõige suuremad sellised väljakutsed on olnud või keerukuskohad? Võib-olla siin on nagu, oleneb mis aspektist nagu võtta, et võib-olla selliste suurte projektide puhul ja mida ka riik nagu toetab tavaliselt ja seda e-piima projekti on ju ka riik toetanud, on jäänud puudu nagu sellest toest sobiliku finantsskeemi kokkupanekul, et siin nagu ettevõtja peab ise vaatama siis, kuidas see pool kokku tuleb, aga ütleme selliste riiklikult oluliste objektide puhul võiks nagu seda ka vaadata, et oleks lihtsam, aga nüüd on lahendused leitud. Siis muidugi töötajad on ju teine niisugune oluline komponent,
aga ega meil seda kvalifitseeritud tööjõudu pole kunagi väga saada olnud, et sellega on keeruline, et see nõuab ettevõttelt siis lisakulutusi, et need töötajad ise leida ja neid siis välja õpetada. Ja võib-olla kolmanda asjana tooksin välja ikkagi sellise mõneti ebaselguse. Et kui me täna räägime sellest roheleppest, siis algatused on ju kõik tehtud, osade asjadega pole nagu väga kaugele jõutud, osad küsimused on nagu pausile pandud ja nüüd ka ettevõtja pilguga vaadata, et mis ta siis nüüd tegema peab. Igapäevane elu läheb edasi, investeeringud tehakse ära, aga äkki tuleb veel midagi juurde. Ei tea täpselt, et niisugune mõneti selline ebamäärasus on ka ju tegelikult probleem. Nii et sellised, ma tooksin, tõenäoliselt on neid 1000 pisiasja veel, aga need võib-olla suuremad grupid oleksid need minu arust. No eks seal selle kestlikkuse teema poole pealt ongi, kuna see on nii uus ja kõik alles õpivad ja harjuvad sellega ja nende uute nõuetega, siis see on vist täiesti paratamatu, et sealt midagi järjest juurde tuleb. No ma ütleksin selle kohta niimoodi, et see kestlikkus, see kontseptsioon, tegelikult see ei ole üldse uus. Ja kui me vaatame nüüd neid 3 kestlikkuse komponente, vaatame sinna sisse, siis on paljud asjad, millega me tegeleme igapäevaselt nii või naa, aga me ei nimeta seda kestlikkuse sotsiaalseks komponendiks. Toiduohutusest oli juttu juba, toidu kättesaadavus, toidu julgeolek, kõik sellised asjad on ju sotsiaalne komponent, eks ole, et täna sellega ju tegeletakse, aga nimetatakse seda võib-olla natuke teisiti. Ja me kipume nagu sellest kestlikkusest rääkides väga suurt rõhku panema ainult keskkonnaküsimustele. Keskkonnaküsimused on väga olulised igal juhul ja nad on kõige keerulisemad, sellepärast võib-olla neile see tähelepanu on nii suur, aga tervikut vaadates ei saaks, me ei tohiks teda välja rebida üldisest kontekstis, nii et kestlikkuse niisugune põhimõtete järgimine ei ole tegelikult uus, eriti nendele ettevõtetele, kellel on välispartnerid, kes on harjunud suhtlema nii-öelda muu maailmaga. Küsimus on lihtsalt selles, kui kiiresti me jõuame üle võtta kõike, sest iga selline asi vajab tõsist investeeringut. Aga mingisugused põhienergia ja just ressursikasutuse poole pealt on investeeringud vist e-piimal tehtud? Või kas on teil igal siis seal tootmishoonel energia võimalikult kokku tõmmatud, ma ei tea, võib-olla päikesepaneelid isegi paigaldatud? No e-piim oli esimene toidutööstuse ettevõte, kus hakati kasutama siis hakkepuitu nii-öelda auru tootmiseks, et sinnamaani tähendab, olid need puiduhakke katlamaad ju eelkõige elanikkonna jaoks mõeldud asulates linnades, aga niisugust tööstuslikku toodangut hakkepuidu abil ei toodetud ja Järva-Jaanis oli see esimene katsetus, mis ennast igati õigustas. Ja täna on siis Paides teine samasugune, mis kasutab siis neid puidujääke ja üks oluline asi veel sinna juurde, et seal on selline filtrite süsteem, et sealt korstnast ei paiskuks õhku siis üldse mingeid osakesi, vaid see siis püütakse kinni ja kogutakse siis eraldi ühte mahutisse. Ja kui seda katlamaja ehitati, siis ma mäletan, oli jutt, et ka mingid partnerid vist kuskilt mujalt olid need Põhjamaadest äkki vist, soovitasid osta toonastest normidest nii-öelda vingema filtri, ütlesid, et vaatame tulevikku ja nüüd on see tulevik käes, et selles mõttes see investeering tehti nagu väga pika vaatega, et see on ka oluline, kas ettevõtte juhil on nii pikka vaadet, eks ole, kas ta suudab ette prognoosida, ma ei tea, 10-15 aasta perspektiivis, et mis siis võiks nagu olla. Aga need filtrid sai pandud ja need on siis täiesti omal kohal täna. Ja see investeering on ennast täiesti ära tasunud. No päikesepaneelid on nüüd sellel uuel tehasel seal katusel. Aga kogu see
uus seadmestik ja, ja kõik need tootmisliinid tegelikult tagavad ju selle, et kasutatakse ikkagi ressurssi säästlikult. Et toidutööstuses teatavasti on ju pesemine põhiline, et midagi natuke kuskilt tehakse ja hakatakse jälle pesema, et veekulu ja selline asi on seal ju märkimisväärne ja samamoodi reovee hulk, eks ole, mis tekib. Aga selle peale on mõeldud ja just need kaasaegsed seadmed võimaldavadki siis sellist kokkuhoidu. Kas nad siis kasutavad seda vett võimalikult minimaalselt või on seal veel mingisugused filtrid vahel, et ta kuidagi No seal on erinevad asjad, et see oleneb kogu sellest kompleksist, et ütleme, toidutööstuses on ju tegemist liinidega, nad on üks tervik kõik ja selle liini niisugune ehitus võimaldab ka nagu mängida paljude asjadega, et see on keeruline pikk jutt, et no kui seda siin hakata lahkama, aga oluline on siin see, et need investeeringud, mis siis tänapäeval tehakse, ikkagi arvestavad sellega, et nad on ressursi tõhusamad. Sest see on kõigi huvi, eks ole, olla säästlik. Aga see reovesi siis läheb kõik teil tehasest välja kuskile? Reoveega on selline lugu, et vastavalt kehtivatele nõuetele peavad toidutööstusettevõtted siis selle reovee võimalikult puhtaks enne saama sellest orgaanilisest ainest, ehk kõik rasv ja valk tuleks sealt siis maksimaalselt eraldada, mida tehakse, ja see kogus siis või see orgaanika, mis sealt siis kokku tuleb, see läheb tänapäeval sinna biogaasijaama ja see nii-öelda eelpuhastatud vesi läheb siis linna reovee puhastisse, nii et selline süsteem on. Aga see on jah kõigil nii. Ja siis see, mis sealt järgi jääb, see lähebki siis biogaasi tootmiseks teil kuidagi? Biogaasi tootmiseks läheb see orgaaniline osa sellest reoveest, pluss siis farmerid müüvad siis sõnnikut nendele biogaasijaamadele ja sellest tehakse siis ka biogaasi. Aga teil on seal kõrval kuskil siis mingisugune biogaasi tootmine või on see teil endal midagi? Need on seal regioonis on neid päris mitu, et nad on seal, ma ei teagi, ma ei oskagi peast öelda, millise vahemaaga nad seal asetsevad, aga no mitte nüüd väga kaugel ka, et saab neid kasutada. Ma lugesin, et uued sõidukid on vist teil kõik selle biometaani kütuse peal? Osa piimaautosid on jah, mitte kõik, aga osa on ja see siis on niisugune protsess või projekt, et jälle võimaluste avanedes jälle järgmine auto siis selle biometaaniga sõitma hakkab, nii et jah. Need tanklad on ilmselt teil seal samas, on ja? Tootmise juures kuskil? Ja tõenäoliselt päris ausalt ma ei tea, sest et ma ei ole neid külastanud, aga ju nad siis kuskil on, et autod igatahes sõidavad selle gaasiga. Ja kõik toimib, või kus kohas see idee üldse tuli? Et see nüüd sinna niimoodi paigaldada ja võttagi kasutada? No, ega kõik on ju maailmas olemas, et ega lihtsalt tuleb võimaluste piires silmad lahti hoida ja üle võtta, et võib-olla see on ka selline vaikselt vaadata ja spikerdada, mis siis toimub. Nii ta käib jah, et ega jalgrattaid ei ole mõtet leiutada. Aga olete te kuidagi selle CO2 endal ka juba tootmises ära mõõtnud, et aga siis Scope 2 või Scope 3 piires juba? No e-piimal on, me siin jah rääkisime, et ta on ühistu, eks ole, põllumajandustootjad on siis ettevõtte omanikud. Ja kuskil 2000. aastal alustati e-piimas sellist farmidele mõeldud programmi, nimi oli toona Tegija farm, et toona keskenduti piima kvaliteedile ja sööda kvaliteedile, aga 2021. aastal siis muudeti programmi nimi ja pandi siis talle nimeks Hooliv farm ja tõmmati seda natuke laiemaks seda skoopi, et on nüüd seal siis päris palju neid keskkonnaalaseid küsimusi, ka loomade heaolu, et farmidel on sellised välja töötatud, me nimetame neid passideks, aga niisugused dokumendid siis need ettevõtja või see põllumajandustootja saab siis oma farmi kohta selle ära täita, nii et tal on ülevaade oma majapidamisest olemas. Ja selle raames on nüüd 2 korda seda
farmide seda CO2 jalajälge küll mõõdetud, aga aga tehaseni ei ole kahjuks muidugi jõutud, sest et see mõõtmine eeldab, et tehas töötab tavarütmis. Niikaua, kuni ta tavarütmis veel ei tööta, niikaua ei ole nagu sellistel mõõtmistel mõtet, nii et see lükkub paratamatult järgmisesse aastasse, aga see on selles mõttes nagu plaanis, sellepärast et kestlikkuse aruanne ju põhinebki ju konkreetsetel numbritel, mõõtmistel, mis sealt ettevõttest teha, nii selle Scope 2 kui 3 osas. 3 osas, eks ole, see puudutab farme põhiliselt, et seal on nagu võib-olla tegemist nagu rohkem. Nii et elame-näeme, et ütleme 26. aasta alguseks tõenäoliselt on pilt selgem, kui ta on täna, aga farmide osas on juba täna enam-vähem teada, kuidas seal olukord on. Te olete nüüd varasemalt mõne kestlikkusaruande juba teinud või nüüd ei ole teinud, nüüd on esimene kord ja ei ole teinud. Millised teil need järgmised plaanid on seoses siis jätkusuutlikkusega, et kas midagi juba mõlgub mõtteis, et tahaks ka ellu viia või mis nagu siis teised kuskil väljaspool on juba ära teinud, et tahaks üle võtta? Ütleme, üks selline haru või ütleme, üks liin on ikkagi seotud toote innovatsiooniga, et ega sellest piimast annab teha väga palju asju veel, aga see eeldab ikkagi, et on vastavad seadmed ja vastav tehnoloogia ja see jälle sõltub sellest, kui palju on võimalik investeerida või ka sellest, et mida siis nagu turg vajab, et see on mõnes mõttes lõputu areng, et see on nii kaua areneb, nii kaua kui ettevõte eksisteerib. Ja siin on ju erinevad trendid, mida me ka praegu ju näeme, kuhu suunda nagu pöördutakse, aga elame-näeme. Aga muus osas on, ega ma ei oska öelda, et praegu ütleme, kui me tegeleme selle ESG aruande ettevalmistamisega, siis selle käigus tuleb ka päris palju selliseid küsimusi, mida peaks eraldi vaatama või nende peale rohkem mõtlema, kui seni on tehtud, et seda ei oska praegu niimoodi paugu pealt öelda, et me oleme suhteliselt alguses selle protsessiga praegu. Aga kui nüüd rääkida natukene nendest innovatiivsematest või nii-öelda jätkusuutlikumatest toodetest, siis e-piim ongi piimatooted, aga olete te mõne sellise vegan-tooted on nagu väga populaarsed, et oletegi mõelnud kuidagi siis ka selle tooteliini peale või jääte ikkagi oma liistude juurde? Ma ei tea nüüd, see on mu isiklik arvamus, aga ma muidugi ei ole kuulnud, et ettevõttes sellised mõtteid nagu oleks, et ikkagi on see traditsiooniline piimatoodete tootmine fookuses. Ma ei tea, et eks nende vegan-toodetega on nii ja naa, et ka Eesti turg on suhteliselt ju küllastunud, et minu hinnangul nii-öelda välisel vaatlusel, et uusi tootjaid on ka juurde tulnud, et peaks nagu piisama, et ma eeldan, et ikkagi jäädakse oma liistude juurde. Et kui ei tule mingit sellist väga, väga super head ideed, mis siis laineid võiks lüüa, et siis? Jah, aga ikkagi see piimandusäri on niisugune mahupõhine, et sul ikka peab olema piisav kogus, et täna ongi, ütleme selle uue tehase mõte ju tegelikult ka oli see, et saada korraga suurem kogus, mida siis müüa, et e-piimaturud on ju väga kaugetes piirkondades ja seal on ka loomsevalgu vajadus endiselt suur, nii et ma loodan, et nad jäävad oma liistude juurde, et ei hakka pöörduma kuskile. Praegu tuleb väga hästi välja igal juhul. Jah. Aga nüüd me loomade heaolust rääkisime, natukene puudutasime seda keskkonnateemat ka, et aga kuidas sa nüüd peale vaadates ütled, et kuidas inimestega on, et kas selle sotsiaalse vaate poole pealt just, et on heaolu tagatud, on mitmekesisus?
Mitmekesisust ilmselt on Eestis keeruline saavutada küll Jah, just nagu et meil on rahvuslikult. kaldu nagu põhimõtteliselt, kui rääkida nüüd naiste-meeste osakaalust, siis ikkagi kaldu on sinna naiste poole, et naistöötajaid on oluliselt rohkem kui meestöötajaid. Aga mina ütleksin seda, et sellise mastaabiga ettevõtte rajamine Kesk-Eestisse on väga oluline, sest on ikkagi tööandja tekkinud, et meil ju ei ole igal pool neid tööandjaid nii palju, inimesed on sunnitud sõitma kaugele, et tööd otsima, et tööandjana, eks ole, oleks ju nagu esimene moment, mille ma välja tooksin, et seal regioonis saavad tööd inimesed, nende perekonnad, ma ei tea, lapsed lähevad kooli, lapsed lähevad muusikakooli, ütleme, võidab nagu kogu kogukond. Siis EBIM on olnud väga pikki aastaid juba ka näiteks ERSO toetaja, et ta toetab kultuuri, toetab siis ERSO tegevust, on isegi olnud siin 2019 vist oli kuldtoetaja, kuldsponsor, mingi selline. Ja teisalt siis EBIM toetab alati ka kohalikke ettevõtmisi, et kõik need spordivõistlused või mis iganes üritused seal on, siis EBIM alati panustab või antakse välja mingi, ma ei tea, kogukonna ajalugu käsitlev raamat, EBIM on ikka panustanud, nii et see vaade on nagu täiesti olemas ja see tegevus, et ta ei ütle kunagi ära. Ja no töötajate töötingimused ikkagi uues tehases on hoopis midagi muud, kui nad olid kuskil vanas. Nii et see peaks nagu motiveerima. Ja noh, tänapäeva noortele ju ikkagi meeldivad rohkem sellised tehnilised asjad, et ja seal ju tootmisprotsess on ikkagi tehniliselt lahendatud arvuti baasil, et peaks olema nagu põnev. Aga kui palju teil uues tehases nüüd inimesi on, oskad sa selle numbriga mulle öelda? Ma täpselt ei oskagi öelda, et üle 100 vist kuskil, aga no meil on vahetustega töö, et korraga seal muidugi 100 inimest tööl ei ole, et on natuke vähem. 2 vahetust, 3? 2 on ikka praegu, jah. Et öösel keegi tööd ei tee? Jah, veel mitte, aga jah, lehmad lüpsavad ikkagi ööpäev läbi ja iga päev, et siis ei ole siin pääsu, et ka tehas peab töötama vastavalt sellele. Ma vaatan, et meil hakkab vaikselt see aeg siin tänaseks otsa lõppema. Kuidas sa nüüd ise hindad üleüldiselt seda jätkusuutlikkuse olukorda siin Eestis? Et just nüüd täiesti isiklik arvamus. No mulle põhimõtteliselt see kontseptsioon meeldib või sobib, et Eesti on, kui me võrdleme nüüd nende tõeliselt industriaalsete riikidega, siis on ikkagi palju paremas seisus, et lihtsalt üks näide, mida siia juurde võib tuua, et kui EBIM alustas Hiinaga kaubavahetust, siis hiinlased, ikka käiakse ju koha peal vaatamas, kuidas tingimused on ja kuidas Hiina nõuded on täidetud, ja neid võlus meie sinine taevas, nad ei suutnud ära kuidagi imestada, et teil paistab päike ja te näete sinist taevast. Ja siis me hakkasime nagu mõtlema, et tõsiselt on ju meil on olemas ju veel mingid asjad, millele nagu toetuda või millele rajada siis kogu seda jätkusuutlikkuse püramiidi. Et paljudel riikidel ei ole nagu selliseid eeliseid. Aga võib-olla ongi küsimus nendes ühtsetes arusaamistes, et mida me selle all mõtleme, et kui nüüd korraks põigata nagu Euroopa Liidu tasandile, siis oli ju lootus või oli lubadus, et selle roheleppe raames defineeritakse ka kestlikud toidusüsteemid, et mis need siis on, millest me räägime, aga paraku sinnani jõutud ei ole. Ja selline võib-olla ühtsete niisuguste definitsioonide puudumine tekitab segadust, et igaüks sisustab selle mõiste oma arusaamise järgi, tekivad müüdid ja tekivad sellised vastuolud. Aga põhimõtteliselt oleks see ikkagi Eestis nagu minu hinnangul teostatav ja sellest on ka räägitud, et tänapäeval tarbija jaoks mahe ei ole enam teema, täna on tarbija jaoks teema jätkusuutlikkus, kestlikkus, üks ja sama, eks ole, jätkusuutlikkus või kestlikkus. Heaolu. Heaolu, et ma arvan, siin on võimalik.
No Eesti on selline mõnus pisike riik siin põhja pool, et tegelikult on väga lihtne võrreldes siis teiste suuremate riikidega neid kestlikkuse teemasid siis suuremamahuliselt ellu viia. No loodame, aga see paradigma muutus on alati keeruline, et ikkagi kõik algab sellest, kuidas inimesed selle mõtte endale nii-öelda omaks mõtlevad. Aga kas ma mäletan õigesti, et sa oled vist ka õppinud siis või teadlik selle muudatuste juhtimise poole pealt, et mis see, kas sa oskad mingisuguse sellise hea nipi öelda, et mis siis seda mõtlemist selliselt muudaks just kestlikumaks? Mulle tundub, ma vaatan oma laste pealt vähemalt, et uuel põlvkonnal on see kuidagi omaks võetud, et neid ei ole vaja nagu pöörata, et võib-olla küsimus ongi generatsioonides, et lihtsalt aeg teeb oma töö, et on uued ajad, uued inimesed ja ka uued mõtted lähevad nagu paremini käiku, et ma arvan, nii on ajalooliselt kogu aeg olnud, et siin ei ole midagi uut, et ikka on noored olnud targemad kui vanemad ja nii ju peabki olema. Et ma arvan, siin mingit nagu võluvitsa nüüd lausa ei ole, aga jah, võib-olla selline ühes suunas mõtlemine ja natuke selgem defineerimine, et mis meid siis ees ootab ja et meie võetud eesmärgid oleksid ikkagi jõukohased, et see niisugune üle jõu käivate eesmärkide sättimine pigem peletab inimesed eemale sellest. Selle õige miksi leidmine siis, et Ja, just. miks teha ja kuidas siis neid väikseid ja suuremaid eesmärke siis paika panna. Aga kui sa nüüd mõtled natukene meie tänase vestluse peale, siis on sul veel mingisuguseid lisamõtteid või midagi, mida sa tahaksid väga nagu veel mainida või mõni küsimus, mida ma ei ole esitanud? Ikkagi ma kordaksin veel seda mõtet, et mis on selle kestlikkuse niisugune tuum või selle kontseptsiooni selline tuum, et ikkagi säästvalt läheneda oma igapäevasele toimetamisele ja teiseks, et me mõtleksime sellest kestlikkusest natuke laiemalt, et me ei keskenduks ainult kliimale, me ei keskenduks ainult sellele CO2-le, et me vaataksime või kasvuhoonegaasidele tervikuna vaataks natuke laiemalt, vaataks kompleksselt kogu sellele asjale, et võib-olla see oleks oluline välja tuua. Ja ma võib-olla nagu lisaksin siia veel seda, et me vaataksime siis mitte ainult nagu võib-olla isegi finantsilise poole pealt, sellepärast et ühel hetkel tuleb see kasu niikuinii, aga et kõik me tahame, et meil oleks siin hea elada ja hea olla, et see on nagu üks viis või üks variant selle realiseerimiseks. Olen nõus. Aga super! Aitäh, Tiina, et said tulla. Ma loodan, et sul oli endal ka väga põnev, mul oli igal juhul väga huvitav kuulata. Ja tänud ja aitäh kuulamast! Näeme juba järgmises podcasti episoodis. Tšau!